Tere kõigile! Ma tahan Marile ka öelda, et väga tore ettekanne oli. Minu ettekanne on nüüd küll kodukootum ja lihtsam, selles mõttes, et igasugused uuringud jätame siin kõrvale, aga loomulikult tuleb ka meil tegelikult küsimusi nende välitingimustes korrastatavate ja puhastatud esemete osas. Aga Kanuti välitööd ajajoonel 87–24, see on peaaegu 40 aastat Kanuti eksisteerimisest, nii et tegelikult on see 30 minuti sisse ikka päris raske suruda. Aga alustan siis ka tegelikult päris algusest, kui 86. aastal moodustati, tol ajal nimetati seda restaureerimiskeskuseks ja see plaan oli Endel Valgfalgul juba pikka aega, sest tema, kes ta oli töötanud Tartus ülikooli raamatukogus ja töötanud ja olnud ka arhiivides, nägi, et tegelikult kui seal on olemas inimesed, kes korrastavad ja ka konserveerivad, et siis üldiselt muuseumites on neid väga vähe, need on suuremad muuseumid. Nii et luua üks niisugune ühtne keskus, mis hakkaks teenindama kõiki Eesti muuseumeid, see oli tema mõte. 86. aastal see siis moodustati Eesti Kunstimuuseumi, Vabaõhumuuseumi ja Rahvusraamatukogu konserveerimislaborite baasil. Neid laborid ei tehtud tühjaks, ei nendele asutustesse jäid ikka omad inimesed ka veel. Aga see tõi tegelikult kokku kompetentsi nii maali, polükroomia, ikoonide, puidu, maali, tekstiili, klaasi, keraamika osas. Ja seda kompetentsi on nüüd kõige selle 40 aasta jooksul asutuses täiendatud ja arendatud ja meie konservaatorid on juba väga heas teadmiste tasandil. Aga konserveerimisteenus tegelikult, kui hakati väiksematele muuseumitele pakkuma, siis oli ilmne see, et objektid tuuakse Kanutisse, aga tegelikult oli vaja minna ka muuseumisse koha peale. Nii et välitöö on tegelikult olnud Kanutil põhitegevuses kogu aeg. Ja välitöös me räägime siis tegevusest, mis on tegelikult väljaspool asutuse enda tööruume. Ja kui me teame kõik, et kui me töötame oma töölaua taga ja meil on palju kolleege ja meil on materjalid fondist võtta, siis tegelikult välitööde organiseerimine on alati omaette probleem, sellepärast, et on vaja enne teha luuret, millega tegemist on, mida muuseum meie käest ootab, kui mahukas see töö on. Nii et tegelikult see tegevus on nende 40 aasta jooksul seinast seina. Nüüd välitöö eripära üks asi on see, et me teeme seda väljaspool, aga meie käest on küsitud ja me ise küsime enda käest, et kas see töö, mida me kuskil välitöö kestab 3–5 päeva, et kas me suudame selle aja jooksul nende objektidega töötades ka tagada kvaliteedi, et me ei teeks midagi kiirustades ja valesti. Ja kas see töö on ka tulemuslik ja kas me jõuame planeeritud töö valmis või jätame näiteks nad poolikus asendis kedagi uut ootama seda tööd tegema. Nii et tegelikult välitööde puhul on aeg näidanud, et väga oluline on see probleemi ja ülesande püstitus, tegevuse planeerimine, materjalide planeerimine, materjalide kokku komplekteerimine ja tihtipeale me teeme tegelikult niisuguseid töid, mitte 2, 3 või 5 kaupa ühes asutuses, vaid meil on võimalus teha ka talgutena. Ja loomulikult dokumenteerimine on ka see osa, mis välitööde juures on oluline.
Nii Kanutil on muidugi see koostöö olnud võib-olla kõige tihedam just erinevate muuseumidega, seisundi hindamised, me läheme vaatama uusi tulmeid, sest et muuseumitele nad koguvad, aga samas muuseumitele, väike koha maakonna muuseumitele lihtsalt tuuakse kohale hunnikutes mingisuguseid objekte või näiteks vanamammi annab oma maja võtmed ja ütleb, et peale minu surma on kõik see, mis seal majas teie oma. Järelikult muuseum peab seda ka kõike siis arvele võtma ja siin on ka konservaatorid kindlasti abiks, et seisundit hinnata. Ja viimastel aastatel on, või ütleme päris pikka aega siiski on ka Kanut käinud muuseumites teadlikult vaatamas neid objekte üle, mida muuseumid pakuvad igaks järgmiseks aastaplaaniks. Ja sealt me siis saame kohe muuseumile öelda, et need asjad võite rahulikult kõrvale panna, korralikult pakendada, aga näete, siin kõrval laua peal need asjad me võtame kohe, sest nende seisund on avariiline. Nii et me aitame teha ka muuseumi töötajatele nagu abiks olles konsultatsioone ja muuseumid vahetavad ekspositsioone välja. Siin slaidil alumisel fotol on Tallinna Tehnikaülikooli vana ekspositsioon, mis tuli lahti võtta, ära pakendada, ära korrastada ja uuesti kokku panna, et uutesse fondidesse viia. Nii et see oli ka tegelikult päris tore koostöö ja nagu ma ütlen, see koostööd on tihtipeale ka konservaatorite ühingu ja kolleegidega koos. Nüüd nõustamine muuseumis lisaks sellele, et me käime vaatame need aastaplaani objektid üle, on tihti ka see, et me lihtsalt lähemegi ühte fondi. No me ei lähe ise, meile ikka muuseum ütleb, et tulge ja aidake. Ja siis saavad näiteks maalijad üle vaadata kõik maalid, nende seisundi ja tihtipeale on probleem graafika ja fotodega, mis on raamitud. Ja muuseumid küll ütlevad, neile väga meeldib, et nad on raamitud, sellepärast, et neil on hea nagu ühest ruuminurgast teise tõsta, aga tegelikult nad on väga halva kvaliteediga passepartouga. Passepartout on juba mitu korda liikunud, objekt on seal sees liikunud ja seal on siis vaja tegelikult muuseumile teha ettepanek, kas nad kõik ümber vormistada või osade kaupa Kanutisse tuua. Ja nõustamine muuseumis viimasel ajal on ikkagi see, et meil on hästi palju plastikobjekte. Need ei ole mitte viimase 5 aasta jooksul on muuseumid hirmsasti plastikut ostma hakanud, ei. Need materjalid on neil fondis ja nad ühel hetkel avavad näiteks sellise kingakarbi, kus on palju kingi koos ja seal ei saagi aru, kust üks king algab ja teine lõpeb, sest et kõik need materjalid on juba oma eluea lõpul, lagunevad ja võt siis küsitakse meie käest, aga mida teha nüüd? Ja teha ei olegi midagi, vaid õige aeg oli siis, kui nad olid veel terved. Meil on nad tavaliselt muuseumid koguvad ju mitte juhuslikke jalanõusid, vaid meie enda tööstustoodangut. Nii et need on vaja kõik koheselt digiteerida, nii et meie käest on küsitud, et mis objektid on need, mis on esmajärjekorras vaja digida. Ja kindlasti need ongi plastik, kumm, varased plastikud, tänapäeva plastikud, isegi need, mis tundub, et nad näevad veel väga ilusad välja, aga ühel hetkel näevad nad välja sellised nagu siin slaidil. Neist ei ole suurt enam midagi alles. Nii et kas see on konservaatorite üks töö, käies muuseumites ja küsides täpselt, millised on need objektid, mis neile peavalu teevad. Edasi ma
näitaksin lihtsalt erinevaid slaide muuseumitest. Need ei ole mul ka ajalises järjekorras, need on lihtsalt mingis materjali loogikas, aga siin ongi näiteks Hiiumaal tulmete korrastamine, kus siis koos Hiiumaa muuseumi töötajatega sai lihtsalt kõik nende villased mantlid ja riided üle vaadatud, et keegi ei oleks varruka sisse pugenud. Ja muidugi need töövõtted, mida me siis ise kasutame võib-olla laboris natukene paremates tingimustes, me ei kasuta võib-olla päris selliseid ainult pesuvanne, kuigi kasutame muidugi ka neid, siis nende käepäraste materjalidega, mida pärast meie käiku ka muuseumid edaspidi saavad kasutada, saab siis näidata, millised on võimalused korralikult objekte, tekstiile just kuivatada, sirutada, nii et niisugused materjalide puhastamised on alati koostöös muuseumi töötajatega, kes ka ise hiljem saavad teha lihtsamaid korrastusi, sest ikkagi on küsitud, kas ma tohin seda kohe pesta või ei tohi. Kodus me ju peseme, ainult et me peame olema teadlikud, mida, kuidas ja kõige ohtlikum objektile vast ongi see kuivatamise viis, mitte pesemine ise. Hiiumaa muuseumil aastal 2001, see on Mihkli talumuuseum, sellel ajal, võib-olla mõned teist mäletavad, oli televisioonis niisugune saade nagu Farm, kus Eesti, Läti, Leedu grupid hakkasid seal siis võistlema ja nad pandi elama sinna Mihkli talu õues olevatesse aitadesse, mis olid muidugi täis muuseumi etnograafiat, ja meie ülesanne oli siis nädala jooksul evakueerida need nendest aitadest ära, puhastada, korrastada ja selleks ajaks oli muuseumil ka üks lisaruum, kuhu me nad ikkagi kokku saime panna, nii et mingi 2 kuud või 3 kuud käis see telesaade ja objektid pidi siis panema ikkagi kõik korralikult tallele. Kõrvalpildil siin selle rohupuhma taga on Kanuti metallikonservaator Helmut, kes on tegelikult alati igal pool kaasas, kui meil on etnograafiliste objektide konserveerimine. Ja nüüd siin esiplaanil siis näete, millised on nende välitööde tingimustes meie töövahendid, need erineva suurusega lapsevannid ja muud lihtsalt lahus on sees ja elektroodid töötavad ja tegelikult on see kõik väga efektiivne. Ega vahet ei ole, kas see on sul korralik vann laboris või sa kasutad tegelikult niisugust portatiivset. Peab oskama ainult selle väikse elektrivooluga, mis seal tekib, ringi käia. Ja Helmutil oli need tööd alati välitöödel need, et hommikul objektid vanni ja õhtul välja ja siis juba raudharjaga puhtaks. Nii Viimsi Rannarahva muuseumis tegime me ka välitööd koos muuseumi töötajatega ja neil olid ka muuseumi sõbrad. Nii et alati on hea, kui niisuguse massilisema töö juures on meil rohkem töökäsi, kellele õpetada ja näidata. Seal olid ka kohaliku kooli esindajad, sest mõte oli Viimsi Rannarahva muuseumil hakata koostööd tegema korrastustööde osas just kooliõpilastega. Nii et jällegi koostöö ja kerge väljaõpe. Sajandivahetuse eel olid meil talgud Eesti Vabaõhumuuseumis, see oli seotud paar aastat enne seda toimunud põlenguga ja sai siis kokku pandud töögrupp
nii muuseumitöötajatest, Kanuti omadest kui ka teistest muuseumitest, kes avaldasid soovi. Ja tööpõld oli väga lai, suur ja lihtsalt pesti nende objektide pealt tahm maha, et neid oleks võimalik kirjeldada, vaadata, milline nende seisund on, mida nendest tasub edaspildi ekspositsioonis kasutada. Ja siin siis lõbusalt kollektiiv, kes nädal aega oli tööd teinud ja kindlasti nii mõnigi teist leiab enda sealt pildi pealt. Loomulikult, kui me teeme tööd muuseumi territooriumil ja niisugusel kohal, siis meil on kasutada töövahendina näiteks puhastamisel ka kas liivaprits või survepesur ja töö on palju efektiivsem. Aga siin slaidil on välitöö, mis oli nädal aega Sangastes, ühes talukompleksis ja selle otsis meile Valga muuseum. Valga muuseumil oli etnograafilist puitu väga palju ja need olid neil vanas muuseumihoones keldris. Ja kui me sinna keldrisse neid vaatama läksime, siis see oli päris õnnetu, sest nad olid seal ka kõik hunnikus või kastides ja nad olid kõik üleni kaetud valge ja halli allitusega. Ja seal ei olnudki muud, kui me lihtsalt võtsime siis nädal aega nende pesemist, desinfitseerimist, sest seal oli vaja pesulahusesse panna ka juba desinfitseerivad vahetid. Ja nagu te kõrvalt näete, siis ega meil nüüd siin küll mingisugust pesurit ei olnud, ega mingit survepesu, vaid siin oli ikka kastekann ja ämber, et neid loputada. Ja selle puhul oli Sangaste välitöö oli meil niisugune, et me alustasime hommiku kell 9, kella 9 oli meil Perenaise kaev tühi, siis me läksime lõunale, siis me võtsime päikest ja ujusime väikses Emajões ja kui me tagasi tulime 3 ajal, siis oli kaev jälle vett täis ja me töötasime 3 õhtu kella 7. Nii et päris niisugune omapärane töö viis. Ja need üleni märjad objektid sai pandud siis selle taluproua kuuri, kuhu olid ehitatud siis lavatsid ja 3 kuu jooksul nad kuivasid seal väga ilusti ära, nii et muuseum tuli neile järgi ja viis nad oma uutesse hoidlatesse. Nii et minu teada meile küll mingit märgukirja ei tulnud, et kuulge, et tegelikult nad hakkasid uuesti allitama. Et nad kuivasid siiski väga ilusti ära ja põhiline, nad läksid uutesse ja kuivadesse tingimustesse, mitte sinna samasse märga keldrisse tagasi. Talgud Keila muuseumis oli ka üks tore üritus selles mõttes, et jällegi oli tegemist tulmetega, muuseum palus meid appi ja siin oli koostöö Pallase tudengitega. Et Hannes tõi meile ikka terve suure autotäie või mitu poisse ja tüdrukuid ja see oli nüüd jällegi niisugune hea koostöö konservaatorite ja tudengite vahel. Teha tuli kõike, sellepärast et muuseumi hoidlates on väga palju erinevaid objekte, suuremaid, väiksemaid, nii et kasu, ma arvan, et oli ka nii koolile kui ka muuseumile. Nüüd enne, kui ma jõuan koostööni Muinsuskaitseametiga, meil on endal tegelikult juba viimased 10 aastat vähemalt ja me teame, et muuseumid digiteerivad oma kogusid. Ja Kanut on digiteerimisel olnud alati küsimuse all, kas on parem tuua kogud enda juurde tööruumidesse või minna kogude juurde. Ja see nüüd tihtipeale oleneb täpselt sellest, et millised on ruumid, võimalused ja väga hea kvaliteediga korralike digiaparaatidega muidugi ringi ei rända.
Siin ühel pildil on nüüd näha Vabaõhumuuseumist meie Jaak ja Liili ja see ilmselt on teie fondis, eks, Liili, jah. Sest nende pesukuhjadega ei olnud mõtet tulla meile, kuigi varem ka sai kanutist tehtud tekstiile ja rõivaid, aga kuna teil on endal seal nüüd sisse seatud niisugune hea ruum, siis see pesunäitus siin on vist päris põnev. Ja tavaliselt nende digimistega on ka alati see, et näiteks rõivaste puhul, et tahaks teha nagu objektist esikülje ja tagakülje, aga me tahaksime rõiva või mantli keerata pahupidi ja tegelikult pildistada ära kõik firma sildid ja õmblused, aga paraku sellise masstöö juures seda nagu eriti ei ole. Ja maali ja graafika pildistamisel on kanuti või digiteerijad käinud mitmeid aastaid järgipidi Tartu kunstimuuseumis ja teinud koha peal. No see tähendab seda, et sa pead oma aparaadi ja valgustit ikkagi nagu bussi pakkima, aga ja sealt tuuakse siis ka tavaliselt alati selline materjal, mis vajab võib-olla digiettevalmistamist rohkem kui koha peal seda teha saab, siis tuuakse need lihtsalt kanuti ruumidesse. See oli nüüd nagu koostöö muuseumitega ja see on väga erinevate probleemidega, aga aastaid on ju Kanut teinud koostööd Muinsuskaitseametiga, sellepärast et objektid, mis on kaitse all, siis nende konserveerimine ja põhiliselt on nad ju kirikus, siis siin on ka mitmeid erinevaid probleeme. Kas me teeme seda kirikus, kui palju me saame teha kirikus? Fakt on see, et osa objekte saab kirikust kaasa võtta, osa aga tegelikult nagu altarid, kantslid ja muu selline, nendega tuleb siis teha tööd tegelikult ruumis endas ja hästi palju on lühtreid. Ma isegi ei oska öelda, kas keegi on meil ka kokku lugenud, kui palju juba Kanut on erinevate kirikute lühtreid teinud, aga see arv on kindlasti juba päris suur. Ja lühtrid tuleb ikkagi alla võtta ja siis Kanutisse viia ja pärast tagasi. Nii et kõike koha peal teha ei saa. Üks kogemus kirikutekstiilidega oli Hiiumaa Kuriste õigeusu kirik. Kui me esimene kord kirikupalvel läksime vaatama, mis seisus need kirikuobjektid on, siis me nägime, et kapid, millel ilmselt uksi väga tihti ei avatud, see oli väga niiske, kogu see kirikuruum, ja objektid olid väga niisuguse tiheda, valge, paksu hallituskirme all ja nad olid niisked. Seal oli ka oli lisaks tekstiilidega ka köiteid ja pabermaterjale ja esimesel korral, kui me ülevaatust tegime, siis olid meil abiks ka koguduse enda noored. Selle käigu peale me saime kirjutada Muinsuskaitseametile programmi, et me need kirikutekstiilid korrastaksime, puhastaksime ja veel oli vaja kindlasti leida ka hoone, kuhu need korrastatud objektid siis hiljem paigutada. Ja puhastamine käis siis ka muinsuskaitse inimestega koos. Õnneks oli meil ilmaga vedas, meil oli väga soe, väga hea päike ja väga kuiv. Nii et kogu see hallitus, mis tuli tolmuimejatega sealt maha võtta ja siis me saime neid ka kuivatada. Nad kuivasid tegelikult need kangad ja riiderõivad ka päris kiiresti tegelikult ära. Siin on nüüd näha võrdlus enne ja pärast. Puhastamine käis läbi võrgu, neid oli päris palju
neid karikakatteid ja muid selliseid. Ja kuna meil oli siis eraldi ruum ja pakendamiseks ka riiulid tehtud, siis koha peal tuli polsterdada riidepuud, panna need korrastatud rõivad kappi, siin rutt rullib kõik, mis on tasapindne rullidele ja meie küll ausalt öelda ei ole pärast seda käiku enam selles hoones käinud. See ei olnud mitte kirik, vaid maakond andis meile siis ühe koolimaja ruumi, mis selleks nagu ette valmistati, aga muinsuskaitse on öelnud, et nad on käinud ja vaadanud, et tegelikult olukord on hea. Õigeusu kiriku tekstiile ei ole väga palju muuseumites, aga kiriku omad, kuna neil ei ole raha konserveerimiseks, siis nad ei saa ka kanutist tellida kirikutekstiilide konserveerimist. Siin me tegime Hiiumaa muuseumile lihtsalt ettepaneku, et nad lepiksid muuseumi või kirikuga kokku, valiksid objektid, mis tegelikult sobiksid muuseumis just õigeusu kiriku materjalide täiendamiseks kogus ja nad tegid deposiidi ja siis oli neil juba lihtne üldplaaniga tuua need konserveerimisse kanutisse. Nii, kõik tööd, mis toimuvad aga koha peal kirikus, olgu nad siis altarid, kantslid, siis maalid, seda saab teha koha peal, aga üldiselt on see siis pinnapuhastus ja lihtsamad tööd ja need tüdrukud peavad, meie maali ja polükroomia konservaatorid on kõik naised. Ja siis nad peavad ikkagi sinna kõrgele üles ronima, et neid tellinguid aitavad teha siis kanuti mööbli konservaatorid ja puidukonservaatorid, aga töö on siis tegelikult vägagi erinev oma töötingimustest näiteks polükroomia või maalilaua peal, kus sul kõik töövahendid on. Ja mida siis sellisel puhul tavaliselt tööde eesmärk on, kui muinsuskaitse pöördub kanuti poole, on see, et kõigepealt selle objekti seisundi hindamine. Slaidil on Ridala kirik ja küsimus oli ainult Võidukaare grupis. Kuid Ridala kiriku altar ja lisadetailid, ka Võidukaare grupp oli kõik üle värvitud sellise valge, paksu õlivärviga, mis väga halvasti tegelikult pinna pealt eemaldus. Nii et sellepärast ma mäletan, kui ma läksin kanutisse tööle 82, siis 84 oli plaan minna Ridala altar korda teha ja see jäi selle taha pidama, et me ei suutnud välja mõelda seda lahusti komponente kokku panna, et millega seda eemaldada. Kõige paremini võttis maha autovärvi eemaldaja, mida loomulikult ei saanud ju kasutada. Ja praegu selle objekti puhul ja ka teiste puhul on see, et tavaliselt toimub siis objekti peal pindade kuiv puhastus ja vajadusel avatakse originaalpolükroomia selleks, et hinnata selle seisukorda ja selle põhjal saab siis teha juba konserveerimistööde hinnang ja vajadus. Nii, ja järgmine slaid Ridala kirikust avati siis originaal polükroomia, väga värviline ja ilus ja tavaliselt niisuguste avamiste käigus leitakse ka toredat infot, näiteks siin, et keegi kunagi renoveerinud aastal 1882, mis muidu on kadunud nende paksude kattevärvide alla. Ja ikka tellingud
Selle koha pealt võib öelda tõesti konservaatorid alati aitäh kanuti meestele, kes turnivad ja lae alt objektid alla toovad. Nüüd üks põnevamaid töid, mis oli koostöös muinsuskaitsega, oli Hargla hauakabel. Neid hauakabeleid, kus on meil kirstud ja põrmud, ei ole eriti palju. Paar aastat enne Hargla hauakabelit puhastasime ja korrastasime Barclay de Tolly mausoleumi, nii et keegi, kes te sinna satute, siis all selles keldri osas on 2 sarka. Nüüd Hargla hauakabel. Ma nüüd ütlen, et järgmised pildid, mis nii tulevad, ei ole, nagu ikka tavatsetakse öelda, et nõrganärvilised, pange silmad kinni. Ma arvan, et konservaator ei ole nii nõrganärviline, aga kui me sinna hauakambrisse läksime, siis see vaatepilt oli tegelikult päris kole, sellepärast, et need sargad olid kõik omavahel risti-rästi hunnikus ja mõne sarga kaan oli pealt ära ja siis me nägime ka põrmu ja kadunukest ennast. Selle konserveerimine kestis 3 aastat või ütleme, dokumenteerimise kõigega kokku 4, ehk kogu hauakambrist tehti väga korralik tööjoonis, mõõdistati, pandi paika see asukoht, kus nad sellel hetkel kirstud olid, et neid ka hiljem niimoodi tagasi panna. Muidugi töö käigus suheldes juba kohalike inimestega saime me teada, et sealt hauakambrist on neid ikka mitmeid kordi välja tõstetud ja ilmselt kadunukeste juurest otsitud siis panuseid, sest meie suurt ühtegi ei mõõka ega ehteid ei leidnud. Ja muidugi kogu selle väntsutamise peale olid need kadunukesed päris halvas seisus, nende kangad ja siis kirstu põhjariided olid kõik katki. Kõige paremini oli säilinud sellest perest üks poeg, tollan ta oli Vene kindralmajor ja temal olid siis säilinud ka rõivad, jalatsid, aga nagu ma ütlesin, et tavaliselt võib-olla pandi neile ka sellised hauapanused, aga neid ei olnud. Nüüd, mida me siis sellisel juhul tegime, sest see oli väga õnnetu seisund ja teiseks tekkis ka meil endal kohe palju eetilisi küsimusi, mida, kui palju. See, et meie neid enam tõsta ei tohi ja midagi kuhugi panna, see langes ära, sest nendega oli juba nagunii kõike seda tehtud ja seda algset kohta me ka ei teadnud. Ja siis lihtsalt kõik kadunukesed, kes olid, puhastati, osa oli säilinud, aga mis olid olnud juba pikemat aega ilma kirstuta ja õhk oli juurde pääsenud, siis sealt oli järgi tõesti ainult skelett. Aga muidu nad olid väidetavalt ka kirjade järgi mumifitseeritud ja Eestis mumifitseeriti kadunukesi, selleks täideti näiteks kirstu alus põhi taimedega ja humalat me sealt ka leidsime, padjad olid täidetud humalaga. Loomulikult ei viinud me ühtegi kirstu koos põrmuga kanuti laboritesse, vaid need kadunukesed pandi ajutistesse papist kastidesse ja ehitati kabeli ülemisse ruumi selline hoiuriiul. Sellel ajal oli võimalik alumist ruumi ka remontida ja kanutis korrastati ära kõik sargad.
sisetekstiil, metallid ja paaril oli säilinud ka kattetekstiil, nii et need korrastati siis kõik Kanuti laboris. Pärast oli siis vabandust, peame hakkama vaikselt kokku võtma, aeg läheb. Ja, ma jooksen kohe. Nii, siin te nüüd näete seda tulemust. Ja lähen kiirelt üle veel niisuguste asjadega, et meil on olnud töös suured projektid nagu Raja vanausuliste raamatukogu, nende raamatute konserveerimine, inventeerimine ja kataloogi tegemine ja siin töös osales siis pea 50 konservaatorit, köitekonservaatorit üle Eesti. Nii et see näitab, et tegelikult selline koostöö on võimalik ja tore, sest et lõpptulemus tegelikult selle vanausuliste raamatukogul oli hea. Ja nüüd 2 niisugust õnnetumat juhust, kõik me teate, põlengud Piirissaarel ja Narva-Jõesus, aga selle puhul toon välja positiivse on see, et 16. aastal toimus Piirissaare palvela ikoonide konserveerimise töötuba, kust võttis jälle üle 40 konservaatori, maalija, polükromisti ja ka Eka ja Pallase tudengid. Nii et ma usun, et noortele oli see väga hea info, mille nad sealt koha pealt said. Ja sama toimus siis ka Narva-Jõesus. Narva-Jõesuu oli muidugi see õnnetu, et kui töötuba lõppes, siis tegelikult oli uus tulekahju ja töö algas otsast peale. Nii, ma tahan öelda seda, et kui ma kogusin neid pilte kokku, tahad näidata tegelikult seda tööd, mida tehakse koos, aga ka tööjärgne aeg on väga oluline, et aga jube vähe on pilte, nii et ma ütlen teile, kui te teete välitöid ja või teete kuskil konservaatorite ühingu üritusi, pildistage ise ennast töö käigus. Teil on 10, 15, 20 aasta pärast hea ennast vaadata, et vaat ma olin seal ja selline. Nii et kunagi oli nii, mustvalged fotod, nii vähe kui on, aga äratundmise rõõm on tore. Ja mina soovin siis tegelikult konservaatoritele põnevaid tegemisi, koostööd ja siin on üks 85. aasta kokkutulek Saaremaalt. Nii. Sulle Heige, vabandust, me vist praegu küsimustele aega ei saa enam panna. Siin ei olegi, siin rääkisid pildid enda eest. Aga pärast on võimalik küsida nii lõunapausi ajal kui meie kokkuvõtmisel. Nii et igatahes suur tänu, väga põhjalik ülevaade oli.